meisterdame siis munakarpides selliseid lahedaid aartikõste ja üks on siis piraati oma ja teine on merineitsi oma. Ja need tulevad seest jumala ilusad. Selline on üks. Ja selline on teine. Aartekirste võib leida merepõhjast ja mereröövlid on peitnud sinna oma aarteid ja merineitsid oma ehteid. Selleks, et teha merineitskarpi, saad valida oma lemmikud värvid. Ja mina võtsin sellise lillaka roosa, tumesinise ja heleda. Ja mina segan tumesinise ja valge kokku alguses. Nüüd segame lilla ja valge kokku, et me saaksime imelise tooni. Seda lillat igale poole, kus ennem ei ole sinist olnud. Teeme türkiis sinise sisse ja selleks me segame kokku helesinise, valge ja sidrunkollase. Ja siis segame rõõmust. Seest värvimisega. Kõik värvitud paneme nüüd peale ka. Nüüd on meil see natuke kuivanud ja nüüd me kasutame erinevaid sädelusi ja asju, et see teha kauniks. Võtan PVA-d ja teen siia mustri näiteks nagu laine. Ja siis võtan sädelust ja panen seda hästi natukestes kogustes siia peale. Ja mul on siin sellised kristallid ja neid võib ka siia peale kleepida. Ja alustame siis kleepimisega. Kõik sädeleb nüüd ilusti. Hakkame nüüd otsima siia aarteid. Nii. Mina leidsin katkise merekarbi. Listasin merineitsi ja mina panen selle siia peale. On koroll. See on erinevad värvide liivad kogutud asi. Ja siin on selline ilus klaassinine lind. Siin on üks kett. Siin on veel üks korall. Võrk, mis mulle hästi meeldib. Siia. Siis selline merekarp. Ja siis ongi kõik. Kui mereröövli karp on värvitud pealt pruuniks, siis me võtame kuldse ja värvime selle hoopis seest kuldseks. Ja siis need on ilusad. Selline on üks. Ja selline on teine.